Minu esimese koolipäeva muljed on erksalt meeles mulle elu lõpuni. Mina elasin väikses maakülas ja ema ei jõudnud minuga kuidagi juuksurisse. Ja appi tuli siis minust 5 aastat vanem õde, kes lõikas siis minul tukka, aga see tukk oli väga tujukas, praegugi ei püsi ta mul ees. Ja lõpuks oli mu tukast järgi ainult harjased niimoodi püsti. Ja lisaks sellele ei olnud mul ka väga palju hambaid suus tol hetkel, nii et ma läksin 1. septembri kooli 1. klassi ilma tukata ja ilma hammasteta. Ja ma ei ole päris kindel, kas sellest päevast tõesti ühtegi pilti ei tehtud, aga meie kodus ühtegi pilti igatahes ei ole. Ma läksin 1. klassi sellesse samasse majja siin ammu aega tagasi ja läksin koos oma lasteaiakaaslasega Arturiga, sest me tundsime üksteist ja mitte kedagi teist klassi. Siis me jõudsime sinna klassiruumi ja istusime kõrvuti ja siis klassijuhataja võttis kätte ja lahutas ära ja pani minu ühe tüdruku kõrvale, Arturi ühe teise poisi kõrvale, täitsa võõraste kõrvale. Ja see natukene šokeeris mind, ma arvan. Aga kokkuvõttes see tüdruk, kelle kõrvale ma istuma sain, polnud üldse mingi kehv tüdruk, täitsa äge oli. Oli nii nagu ikka 1. september. Kooli läksin koos ema ja isaga. Seljas oli koolivorm. Tol ajal olid sinised pihikseelikud, sinine müts valgete triipudega, valge pluus ja põlvikud. Meie klassijuhataja, kellest hiljem sai minu kolleeg siin majas, ütles meile kõikidele, et õppimine on selline asi, mida tuleb teha iga päev ja kogu aeg. Pärast oli kombeks, et käidi 1. klassi pilte tegemas fotoateljees. Fotoateljee asas Sauna tänaval. See oli laste fotograaf. Pandi seisma, portfell käes, püsti seistes pilt ja siis oli üks istudes pilt vaja kindlasti teha. Aga eredam hetk 1. klassist oli siis, kui klassijuhataja ütles meile hommikul, et lapsed, täna on veebruar, reede 13, see on väga halb päev. Siis läheb tavaliselt inimestel halvasti ja kutsus mind lugema. Mina, kes ma oskasin absoluutselt vabalt ja soravalt lugeda, takerdusin ja sain oma 1. 3. Järgmist ma ei mäleta, millal ma sain, ilmselt oli see kuskil põhikooli lõpus. Koju minnes jõudsin hoovi väravani. Ema pesi pesuköögis pesu. Läksin ema juurde ja hakkasin lahinal nutma. Ma olin saanud oma 1. 3. Seda, kuidas ma kooli hakkasin minema, seda ma mäletan väga selgelt. Sellepärast, et kuna ma enne käisin lasteaias, siis kõige suurem soov kooli minemiseks oli see, et siis ma ei pea lõuna ajal enam magama. Ja koolis on selle tõttu palju huvitavam, et on vaba liikumist on tunduvalt rohkem, kui oleks olnud lasteaias ja see päevane kohustuslik magamine jääb raudselt ära. Mida ma muidugi gümnaasiumi ajal hakkasin juba taga igatsema hirmsasti, et saaks veel lasteaias ometi olla, saaks päeval magada. Ja 1. september oli selle tõttu väga oodatud. Kuna minu ema oli kooliõpetaja, siis tegelikult oma 1. klassijuhatajat ja selle kooli direktorit ma sain juba varem tundma, sellepärast et ema võttis mind kooli kaasa ja tutvustas kõik ära enne ja siis ma vaatasin, et direktor oli meesterahvas, karmi olemisega, hästi konkreetne, et sellest inimesest ilmselt tuleb natuke suurema kaarega hakata mööda käima. Aga klassijuhataja sellest oli ilus noor õpetaja ja võtta, mul oli nii hea meel, et selline noor õpetaja saab minu klassijuhatajaks. Ja siis mulle väga meeldis veel see, et tollel ajal oli koolivorm oli selline, et selline tumesinise kleidiga käis kokku valge krae ja see
alt laienev kleit, selline lühike ja valge kraega, see oli minu meelest nii ilus, et ma hirmsasti tahtsin sellega käia ja ootasin seda 1. septembrit. Nii, kui see 1. september siis kätte jõudis ja me siis emaga ja isaga ilmselt ka läksime koolimajja, siis saal oli kõik rahvast täis aga meid kohe aulasse ei lastud. Nagu tänapäevalgi kõik kõigepealt rivistati need klassid ukse taga üles. Miskipärast meie koolis ei olnud sellist kommet, et lõpuklass viiks selle 1. klassi saali, et me olime seal omaette. Aga kuna mina teadsin, milline meie klassijuhataja juba on, ma ei tea, kas teised olid nii kursis, siis mina hoidsin kohe niimoodi selle klassijuhataja juurde ja valvasin kiivalt, et ma oleks esimene kohe, kes tema järel oleks, et keegi vahele ei trügiks, et ma saaksin tema kõrval olla. Ja niimoodi me siis sinna aulasse marssisime. Ja ma mäletan seda tunnet, muidugi see oli hästi ülev tunne, nüüd ma mõtlesin, ma ikka olen nüüd täiesti teisel levelil, ikka see on kool, see ei ole enam mingisugune titendus, et siin hakkavad ikka hoopis teised asjad toimuma. Nii, ja siis muidu läks kõik tavaliselt edasi, nagu ikka igasugused väiksed kõned ja laulud ja väike kontsert ja siis hakati neid aabitsaid andma kätte kõikidele ühekaupa ja seal lilletati edasi-tagasi ja siis niimoodi see 1. september läbi siis saigi, lõpuks jalutasime sealt muusikasaatel aulast välja ja üldiselt mul ei olnudki aega seal aktuse ajal väga palju mõelda, sest et kui ma selle aabitsa kätte sain, siis mind väga huvitas see, ma hakkasin enam-vähem otsast peale seda juba lugema, sest lugeda ma oskasin, kui ma kooli läksin. Ja terve ülejäänud aktus seisnud mu selles, et ma studeerisin oma aabitsat. Kui aktus lõppes, mul oli pool aabitsat juba enam-vähem läbi loetud ja selle tõttu ega mul ei olnud eriti esimestes tundides seal lugemise ja kirjutamisega ei pidanud väga palju vaeva nägema, et need asjad olid mul juba varem selged. Ja see 1. september on sisuliselt tegelikult absoluutselt ei erine tänapäeva nendest 1. septembritest, kui ma vaatan. Ikka on lapsed niimoodi elevil, samamoodi direktorid ju igas koolis räägivad ja klassijuhatajad ja see 1. klassijuhataja on kõikidele väga tähtis. Ja niimoodi see läheb edasi aastast aastasse, ikka ühtemoodi, aga see tunne, see hea tunne, see kooli alguse tunne, see on ikkagi mul sees siiamaani, see oli nii vahva ja ma saan kõikidest oma lastest ja edaspidi kõikidest teistest aru, et kui vahva päev see on. Ja minu meelest see on ikka ka nagu tõeline pidupäev ja mind isegi ei segaks see, kui see 1. september oleks pühapäeval ja ma saaks kooli tulla kas või pühapäeval. Sellepärast, et kool nagu algab 1. septembril ja näiteks uut aastat või aastavahetust me ei lükka ju sellepärast edasi, et 1. jaanuar sattus pühapäevale. Ikka tähistame sellel samal päeval ära ja mulle väga näiteks meeldiks see, kui ka 1. september oleks kas laupäeval või pühapäeval, sest see on nagu nii tähtis päev minu jaoks, et see vahet ei ole, mis päeval see täpselt on. Et see on 1. september, sellega algab kool ja lõpeb suvi, kuigi sügis tuleb ju loomulikult natukene hiljem, aga see tähistab ka siis selle vabaduse ja selle puhkuse lõppu, aga ikkagi ta on hästi tore päev. Minu esimene koolipäev oli eelmisel sajandil. Selline aastakümme nagu 1970. Astusin siis Tallinna Muusikakeskkooli esimesse A-klassi. Esimesel koolipäeval anti meile kõigile koolivormimüts, mis on mulle nagu natuke väikseks jäänud, sest et ajumaht on suurenenud ja teadmisi on siia palju juurde aastatega kogunenud ning ka kingiti aabits pühendusega. Klassi minnes teadsin kohe, kelle kõrval istun. Selleks oli minu sõbranna Elo. Teadsime ka seda, et korralike, eeskujulike ja tublide lastena istume me esimesse pinki ikka õpetajale võimalikult lähemale.
õpetajast ehk esimesest klassijuhatajast mäletan nii palju, et talle peale vaadates arvasin, et ta on ikka kõvasti üle keskea ehk tundus päris niisugune eakas. Nüüd tagantjärgi mõeldes oli ta alles 30ndate algusaastates. Aga jah, kõik see niisugune soeng ja tema olemus jätsid niisuguse mulje, et ta on ikka tunduvalt vanem. Pärast siis koolis kõik seda pidulikku aktust siis koju jõudes ema-isa tegid must veel aias, siis koduaias pilte, oli ilus päikesepaisteline päev. Ma särasin uhkusega oma vormimütsiga ja olin siis väga õnnelik, et olin sisse saanud kooli, kuhu oli päris kõva konkurss. Ja nii ma siis oma teed seal 11 aastat seal muusikakeskkoolis jätkasingi ja nüüd on siis minust muusikaõpetaja saanud. Kui mina läksin esimesse klassi, siis ma mäletan, et meie klassi seina peal olid rahutuvid ja mina sain esimesse klassi minna, sest et minul esimesed hambad juba kasvasid ja siis mind võeti esimesse klassi vastu ja lugeda oskasin ma ka juba. Nii et esimese klassi õpilastel oli seljas selline sinine kleit ja ma mäletan, et mina olin 0 klassi minejate peale kade, sellepärast et nendel oli ilus punase triibuline kleit. Aga koolis mulle meeldis ja ma soovin teile ka ilusat esimest koolipäeva jälle. Mida ma soovitaksin uueks õppeaastaks, et uskuge, head lapsed, õpetajad on samasugused inimesed nagu teie oma tujude ja tunnetega, nii et kui teile tundub, et teie õpetaja ei ole just kõige paremas meeleolus täna tunnis, siis naeratage talle kõigepealt ise ja uskuge, tunni lõpuks naeratab ka see õpetaja tahvli ees. Mis ma ikka soovitada oskan, lihtsalt võtke rahulikult kogu seda asja, see ei ole üldse keeruline ja see ei ole raske. Aga iga asi on uus. Karta pole midagi. Hästi atsakalt peale. Spikri kirjutamine ei ole keelatud, aga targem on teda tegemata jätta ja ära õppida. Korrutustabel tuleb pähe õppida, see on eluks vajalik. Hilinemine on asi, mis ei peaks kuulma ei ühegi noormehe ega neiu tarbevajaduste nimekirja. Aus vale on parem vale kui kole ja tobe jutt õpetajale. Seda ei pea kasutama, aga vahel on vaja. Koolis oldud aeg on aeg, mis võtab teil alati mingi tüki küljest ära, aga tegelikult on ta kõige kaunim, ilusam ja parem aeg teie elus. Te kasvate lapsest täiskasvanuks. Nii kõikidele õpilastele algavaks õppeaastaks annaksin omalt poolt selliseid soovitusi. See soovitus tuleb sellest, mida ükskord minule soovitas minu kehalise kasvatuse õpetaja. Et kui tuli joosta hästi pikka maad, ma ei tea, mitte 100 meetrit, seal mingid kilomeetrit või 1,5 kilomeetrit, siis ta ütles, et hakka kohe kiiresti jooksma, selle tõttu, et pärast sa oled niikuinii väsinud ja enam ei jõua. Ja seda ma soovitan kõikidele alustajatele, hakka kohe väga hästi õppima. Niikuinii sa oled trimestri lõpuks väsinud ja siis enam ei jõua, vähemalt alguses on sul head hinded. Kui tuled vahealt tagasi ja oled vahepeal natuke puhanud, ürita jälle kohe alguses väga hästi õppida. Kõik me teame, me väsime ära ja pärast hiljem ei jõua. Kui sa alguses hakkad kohe tempot ise aeglustama,
siis sul on hiljem võib-olla raske kõike järele võtta ja siis on see koolielu ka natukene kurb ja tüütu, kui sul halvasti läheb. Nüüd soovin kõikidele edu ja kohe alguses, et kõikidel läheks väga hästi. Kõikidele noortele soovin selleks õppeaastaks laulge ja tantsige sellel aastal nii palju, kui jaksate. Ja ärge muretsege.